No, tervitus teikele. Vaata siia kogu see aeg häda, et raha ei ole, raha on vähe, raha on otsas ja mis kõik veel. Ma juba ühe korra ütles, et ega raha ei pea nõnda palju olema, aga ta ei tohi mitte otsa lõppeda. Ja kõik see rohkem pinguvad selle koha pealt ega naiste rahvad. Teed sa, milles naine rahuloo? Ei tee. Siia kaks asja. Esimene on see, mis ma siia raadium kaudu üteldab tohi. Tei panete mu nokka kinni kohe. Aga kui sa meeste rahvas oled ja teeda tahad helista mulle õhtu kuju küll, ma siis telefoni ütle. Jaa. Aga teine on see, nagu üks valgamees ütles, et 100 rublane peab verstapitkune olema, et saaks lambaraudadega leigata. Vaat tänasest päevast peaks see siis 500 kroonin olema. Ja ma rehendasin välja ka, kui palju seda on. Vaada, jäkub see no täpselt 11 sentimeetrit pitki ja neid läheb versta sisse 9700 tükki. Ja kui sa nüüd senne e-korrudad, siis sa saad 4 850 000 krooni. Ja vaada, see on ju mihine nummer. Ja ma karda siiski, et kui jälle naisterahval juba lambrauad keo ning ta ega päev sealt mitu tükki käde saab, siis lõpeb see üsna varsti otsa ja ta pole ikkagi sooga rahul mitte. Ja üleüldse ei saa ma aru, miks jauks asust asjama ilmas peetakse, mida kogu see aeg vähe on. Mis äkist võib otsa lõppeda, mikke pärast on sõjad, ega päev miljonid röövimist, tapmist ja pole teedagid veel mis. Mis saaks siis, kui ühe päeva vöödaks käde ja raha kautakse? Ma küsis vanamoori käest ka, et mis ta ennast arvab. Tead, see taas ehtis mind kulmud alt ja ma vaatasin nad kaheraudsel jahipüssil otsa. Siis ta küsis, et mis ajast ma ole kommunistiks hakkanud. Ma ütles, et äga ma senne pärast veel Lenin pole ja punast pilledid otsima ei pea hakkama, aga ma küsin, et mismoodi see elu siis võiks välja nähja. Vanamor arvas senne peale, et kui nad oogid nendel olid, et raha kautavad, siis ju teised lollid kohe hakkamas, kes senne asemel midagi muud välja mõtlevad ja kokkuvõttes sennega mitte mida ta ei muutu. Sest inimene saab ette rahulist elada, tal peab kogu see aeg olemgi taas tammaste vahel ja raha on senne juures kõik see tähtsam asi. Kui see võtta, siis jääb ju tühi koht ja loodus tühja kohta ei salli mitte. Vaada, säsuse laengu pidas vanamoor kohe ühe napsuga. Ma ütles, et vaata sennest tühast kohast ma sai heast aru, sest muidu poleks end ju mu kõrvale ka mitte pantud. Vanamoor kerkis. Et ma ole sul tühi koht. Ma näida sulle kõik su tühjad kohad prätt käde. Ma vaidise vastu, et kus sa senne vetad, et ma seda ütlesin. Ma pole ütlenud. Sa ise tegid oma ütlemisega prätt äkke peale. Egaks juhuks ma läks jõua ja mõtles seda moodi, et rahaga täpselt nad katsupoe kraaniga. Äga teda taris ei oleks, aga inimene ennem rahule ei jää, kui ta senne asja, mis tal taris ei ole 5 kroonit käde saab. Ja postiljon oli ka kõind ja ma arudasi postimehe kastist välja. Ja mis ma seal lugesin? Suures pealkirjas seisis, et nad laskvad elektri hinna alla ja see pidi tähendama keskmise pere jauks ega kuu 12 krooni võitu. Vaata, mind hakkas asi huvidama ja ma lugesin, kust poolt sõsun asi siis nüüd tuli. Siiamaani ju kiluvad kogu see aeg tõusnud ning elektri asjameeste nutulaulu kinne palka üle 100 000 krooni kuus ei jõudnud kuuldagit. Et kas see loo ka nüüd nõnda palju koondat, et saab hinna jälle mede jaoks alla lasta? Ei ole. Oli sedamoodi kirjas, et põlevkivi, kütte, õli hinda oma ilmaturul langend ja keskkonnariustuse maksu odavamaks läinud. Vaada, mitte ei saa aru. Ei, sennest hinna langemisest ma ilmaturul ma saa veel aru. Aga mismoodi sennest aru saad, et riustuse maksu vähemaks jäänud? Ei no, kui sa sedamoodi otse vetad, et siis muidu too klaar. Aga mõtle nüüd ise. Riustuse maks võödi vähemaks. Kes vettis? Ja mis see tähendab? Ega siis senne pärast loodusele vähem kahu ei tehta. Samas on settamine käib ju kogu see aeg edasi rohkem veel. Ainult, et senne eest enam nõnda palju maksma ei pea kui vanasti. Ja mis sennest tuleb? Mõne aasta pärast uus kisa lahti, et maksu peab jälle tõstma ja üsna topelt, muidu me jupume saamas odisesse ja medel pole hingata enam mida. Nõnda, et mu meelest see 12 krooni olekski võinud üsna jääda. Nõnda vaesed mei nüüd ka veel ei ole ja senne rahaga ei ela äga suregi taast. Andku see raha, ma ütle, ÜRO-le või NATO-le.
nendel paistvad ju näpud põhjus olevat. Sest lehtes seisis mustvalgel, et eelmise aasta pidi mei ÜRO-le selle eest, et meitid ka seal ümmarguslaua taga peetakse 5,5 miljonit krooni maksma. Ja tuleva aasta aga juba peaaegu, et 14 miljonit krooni. Ja NATO tahab ka. Nad lendvad oma 3 hävide kärbse mürinaga korra aastas üle Eestimaa, see maksab. Nõnda, et kui senne aasta läks sõjameeste jaoks 3 miljonit, siis tuleva aasta nad küsivad juba üle 2 korra rohkem 6,4 miljonit krooni. Ja mõtle nüüd, mederiik on pisine, mis siis seoksed riigid nad Saksamaa ja Englismaa, Prantsusmaa, mis ne veel maksma peavad? Ja neid on pensionitega ka valge väljas. Sellega oli sedasi, et kes aga riigi asjameestest vehe noka lahti tegi, see resti ette peksma hakkas, et neid summast keskida ei kipuda. Aga nüüd ütleb peaminister, et nad polegi seda asja valitsuse kabinettes arutanud. Ja, aga kujutad seda, kui maa oleks Vanamoril kogu aeg kinnidanud, et talveks on küttepuud olemas ja nüüd, kui sui hakkab juba saba näitma, oleks ütlenud sedamoodi, et me ei pole seda asja Johanega veel arutanud. Kuramas mind oleks jooniga sopilt maha arvatud. Aga tead sa, ma jätta nüüd ne rahaasjad täiesti senne paika ja ma peas ol ühe asja ülese tunnistama. Vaadan enda, kui me praegu on siseminister luuledamise järgi jättis, vetsima teete pulga üle ja see näidab jällegi seda, et loodus tühja kohta ei kannada. Aga tead sa, ega see luuledam nüüd nende lihtsalt ka ei käi. Saab, et vähe natust ootma, kui jälle vain peale tuleb ja siis ühna nobe olema, et see ennem peelde ei läheb, kui sul valmis on. Ja, osul natust aega, maalu ei jäde. Vaata sedamoodi siis see oleks justkui vähe noorepõlve ajast ka see asi. Veab käigulaine rannapooli juttu, mis reegidada kauge mere peel. Ma looda kangest, et võib-olla äkist juhtub, et samu sõnad sellest siiski tunne tee. Siin muidu too ju üks ja teine häda, kas kaarju kaagas palju vahele või puhub tuul sul mingit sugust pläma, et jäädki uskuma ja kahe vahele. Kuid sa ei võta mette medad kuulda. Ei usu, mis nad soole rääkivad, sest soone jutt seesama tühalt tuuleb, kut veske, milles rugis ammu jähuks saanud. Sa ooda, milles laev mool jõuab randa. Ma ise ütle kõik ne sõnad sool. Ma oma elu sõnu käde anna, veel armsam moole saakut siiaga lao. Läks on meil vähe paramaks. Ege Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Äiele midad, suvi on juba ühna eevesind. Ta võib siin neid kuumakraadist küll veel näita, aga see on nad haigusegagid, et peel läheb otsas vähe märjaks, aga palavikku siiski enam ei ole. Aga tänavune sui on egas mõttes tulin olnud, sest kui sa siin lehtede peelkirjasidki vaadad, siis pole seal muud kui, et kuskis pool on jälle keskitee uppund ja jälle kuskilt uppund inimene vee seest välja tõmmat, nendasi Eestimaal, nendaga Moskvaskit, kus jälle 1. juunist saadiku seal igasugust veekogude peale uppund 201 inimest. Ja venelaste kukkus eile ummigu häviduslennuk ka alla, õnneks jõudsid siiski mõlemad mehed ennem kabiinist vähkat tehja. Undid murdvad täise päeva aegus lambuid. Ja 2 lapse ema pantaks tervena ullumajase ning jäädaksegi tsenna. Ja põder jääb mudase kinni. Ei mitte see jälle soomlane, eka mitte oma metsakäiksi suurem loom. Ja senne kohta ei oska ka midagi ütelda, kui 9-aastane poiss ennast pesumassinas puhtaks peste tahab. Nõnda, et peestemehed ta pärast sealt nagu konservikarpis peab välja õngitsema. Ja Mart Sander on lubanud ka kõik ne seindesodijad või krahvilist või mis mood nad neid hüüdvad maha lüüa. Nõnda, et kodaniku algatust, nagu nad nüüd rääkivad, on tänavne sui ikka pakkunud egale maitsele. Ja jälle televiisoris on ka üks saade, mis mool muud vaatmised keelab, sest Vanamoril on täpselt taris teada ja see saade on Õhtusöök 5. Vaata, kui ma esmalt sõsust nimidust kuultsi, siis tuli mulle meele kõiksepelt medekirjanik Enn Vetemaa, kenne näidend täpselt samasugust peelkirjaga.
Aga see näideti on kurb mäng 3 vaadusega, kus jälle näidas mingisugust segamise pereelu ja kus ikka vasta vahtimist anti ka. Aga nüüd on see hoopistükkis suur toidu tegemissaade, millele ei ole näitemänguga midagi pestmist, kui et neid on ka 5. Ja muidu see, et siiamaani ma ole Vanamori käest üle kontrollinud, pole seal siiski peksuks veel läinud. Aga vaada, ma ei saa sõsusest saade tegemise mõttest mitte aru. Sest nad on ju jälle seal omavahel käid konkurendid, kes siis teise tehed söömaaega peab endama. Aga mis mood sa seda saad siis omakasu püüdmata ennata? Sa pead vastasel ju ikka käkki ka keerma. Sest ega ei tee ju keskelt, et sa just taale sõsuse ende panid. Ja vaada see ennede panemine ehk numbride näitmine, see käib ka pimes autonurkas salaja ning vähe häbelikult, justkui võtaks esimest korda rinnahoidjad PLD. Ei. Aga maitset sa ju mitte sugugi suhu ei saa. Aina masi jälle nende jött, mis toidu ja siis ilmaasjad ümber käib. Ja ning see on ka sõsun nagu ta oo. Mis sa arvad sõsusest ütlemisest, nagu see üks naisterahvas seal ühe korra midagi sihukest ütles, et kes liha ise ei söö. Ja ta ütles seda, et taim annab sulle endast teede vaikselt ja etkeliselt. Kujutad seda? Ma küsin siia juurde siis seda moodi, et kas see praed sealiha tükk paneb laugama, kui sa talle kahvli sisse pestad? Ja, nõnda, et sõsuse saate juures on üks ainamasi, millest ma aru saa, see on muusika, mis seal tehtakse ja see on mõnus ning kena kuulda ning ma ole siis ka jälle ikka ennast vaatma sättinud, kui pill lüüdma hakkab. Aga teise külje pealt peame seda õhtusööki viiele siiski kiitma ka. Et param tõhk, kui jälle sõsust saated, kui neid va sisse osted sarjast nagu Kergede torm ja Armastuse meri ja Ameerika supermodell ja siis sõsun nagu mingid sun põrgulikud pruudid. Mapsa sellest pealkirjast üldse aru. Sest vaada, kui on juba selge, et pruudi eas juba üks põrguline, vaada siis ta pruudiks eal juhul jääbkid, keskid sõsust ju naiseks ei võta. Siis tee õnnele ja täiuslik koduperenaine. Mis asi on täiuslik koduperenaine? Sõsust asja Eestimaal pole olemaski. Sest ma ei ole veel oma elu joosul kuulnud ükskõik koos poole maale koos Vanamoriga läinud või üksindagi, mitte üks naine pole ukse peale vastu tulnud ja ütlenud, et oi, Moolo täna keik kordas. Ekka öeldakse ju seda moodi, et oi, Moolo sii käik koristamata. Ja kuigi lapijäljed pole veel põrmandalt jõudnud kuivadagi. Ja siis on veel mingisugune südame hääl Alissa. Ütle, mis jälle, ma ta südame häälega veel hakka. Vaata südame hääl peaks ega ühe isiklik asi olema. Ja kuigi sool võib ju kina näula polle südame häält ja igase poole ilmakaarda ei kuuluta mitte. Ja siis on jälle sõune asi või mingisugune egavene omne. Ainu sõsun pealkiri toob soole korrutuse renda ning toledab soole meelde, et elu ei ole mitte egavene ning see võib ompsiga otsa saada. Ja, aga sõsust jälle neid vaat jälle kriminaalist vaata, neid aitab siiski vaata. Jah, mis nad on, CSI-d ja Rexi ka muidu. Aga Rexi ma vaada ainult koera pärast. Kuigi see vist on nende jauks juba 5. või 6. Rex. Ja seda vaat südamasja ma vaada ka, sest see on senne aegne film, kus ma alles pökstega ringi joosi. Ja nüüd on hea võrrelda, missun oli medeelu siis sii ja missun Englismaal. Ainult senne filmi juures on mul siiski üks küsimus ka. Et kuidas moodi nenda pesises külas ega omigu nenda palju igatsugu päti tegemist on. Et kui juba seal kogus mida kriminaalset juhtub, mis siis veel pealinnas Londonis tehtakse. Ei, ma jätta sinne nägudamise siiski nüüd muidu on sedasi, et teise laupe koduperenesed keervad raadiumi kinni, kui ma rääkima hakka, sest et nõnda oli ju sõsust seebid, mis mulle korda ei lähe kangast meeldivad. Nõnda, et vaatke aga, mis tahate, peaasi, et ise ei hakka seda järgi tegema, mis filmis näidatakse. Aga ühest asjast ma tahtsin veel rääkida. Ma kuskis poolt ajalehtest siia lugesi
Ja see on mu meelest senne suve keikse mihisem ettepanek. Vaata, Kiskit tegi sasus ettepaneku, et keik viina ostmist peaks käima ID-kaardiga. Et siis on töövestlusel andjal hea vaata, kas mees on ka jumamees või on enda samati pidupäeva napsuvetja. Aga seda mõtet võiks ju siit edasi arenda. Vaata, see on hea küll, kui senne kaardiga keiksu ostet undijalavesi käri pantakse. Siis on selge, kes aasta lõpus keikse rohkem joond. Sest preet ju jagatakse nenda, kui tettede nendaga pensionäride vahel see kogu see ja tuleb 12 liitrit puhast alkohooli näupeale iga aasta. No ja 12 liitrit absoluutset alkohooli, see tähendab kas 30 liitrit viina või 520 pudelit õlut või 133 pudelit veini. Aga sennega on näiteks jälle mind ees holvat. Jah, sest maap ju võtta sõsust kraame, kus pool kraadid sees on mitte suus essegid. Ja neid on maarvesna palju, lapsed seal hulkas. Ja senne moodiga peaks mõne mehe tulemus nüüd Euroopa rekordi kindla peale eelööma, mis preeto sehe tege. Ja nõnda palju, kui ma uurisin, et Eestis on preeto umbes 900 000 ID-kaardiga inimest. Ning seda asja saaks ju ega tehingu juuri küsida. Ning kui lehtne on, siis igatsugu statistikat tähja. Aasta lõpus saadetakse sulle kodusõsun tabel, kus pool on kirjas, kui palju sa oled leiba söönud, kui palju sa oled leha söönud, mitu korda sa värsket kala oled poodis otsimas käinud ja ikka ilma jäänud. Ja siis võiks ju käsukordes egasse kuju, nagu suitsu andurgit panti, veel sõrsuse aparaadi üles moodida, et ilma ID-kaardita sa kemmergu ei pääsi. Ja järgmise aasta jaanuari algus avaldaks Äripäevas Eesti sektorite top 100. Ja nõnda, et siia kui palju võimalusi ja kui sul täna midagi muud tehe ei ole, siis käi Kuressaare merepäevadele, mine kuju mõtlema, kus pool saaks veel ID-kaardi kasuta. Ja olga ning. Külakarla mõtleb. Ja tervitus teitele. Kuuled sa maapea soo ees nüüd ega te pidi vabandama, sest ma aesi soole eelmise laupäev ära. Vaata senne koha peal, kust ma senne Venemaa rahanduse ministeeriumist rääkisi, kes tahab jälle viinapudelinna 10 euro peale aeda, mis pidi siis riigikassasse 2014. aastaks 1,9 triljonit rubla tooma. Aga vaata käike süüdma siiski tomaks ei võta ka. Sest sii mängis moole see kalkulaator käki. Ma hakkasi pärast kahtlema ja vaatama ja siis ma saigi aru, mis huntsu läks. 1-0 läks huntsu. Selles mõttes, et kalkulaatori sehverplaat pole triljoniga hakkama saanud, ta jäi lühiseks ja jättes 1 nulli panemata. Ma rehendasin nüüd paberi peale ja õige on sedavisi, et 1 triljon on muidu miljonit. Ja siis on 1,9 triljonit rubla, 4,87 miljardit eurot. Ja kui nüüd veel sedasi võtta, et Eesti riigi eelarve on circa 6 miljardit eurot, siis läheks venelastel mederiigi eelarve mahajoomiseks vähem kui 1,5 aastat. Sennegi võrreldes pole ju medel siia eurosoonis preet veel häda midad. Järgmise korra ma lubas olla, et kui numbrid jälle hakkavad triljonini menema, siis ma viska kalkulaatori sahtli põhja ja tee rehendused kõik käsitsi ning pliiatsiga. Aga see aeg võib üsna varsti käde tulla, sest maailma kõik see jõukam riigi ehk Ameerikal 14 triljonit dollarit võlga. Nõnda, et seelt hakkab asi jälle kokkuma ja ega see eurot ka mitte puutumata ei jäta. Sest juba siin rääkivad, et me ei peame Soome eeskujul omal 1 ja 2 sentiste kautama. Ja kui sul meelis on, siis kadust medel krooni aegus ka 5 sentiste. Ma vaatsin järel, see oli täpselt 2004. aastal 5. aprillil, kui poodis ei pidanud kassapidaja soole enam 5 sendist tagasi andma. Ümmardamine käis 10 sendi peale. Ja 1 kroonist kadust ka senne, mis oli Kristjan Raua pildiga. Vaata, senne rahatähe jauks oli surmaotsus juba sündimisega välja kuulutat, sest nõnda, kui kroon 92. aastal tuli, nõnda 1 kroonised enam juurde ei trükitkid. Vaat sedavisi saime me senne rahandusasjaga nüüd korda, aga uus praama on tulemas, nagu me endine majanduse minister siin rääkis, kes nüüd kullaga mehkeldab. Ta ütles,
mitte senne kullaga, mis naisterahvas on, senne kullaga ikka, mis sul sõrmes on, kui sa abielus inimene oled. Ta ütles sedamoodi, et kulla hind on enda laes, et annab teda ühna alla venite ja euro ei pruugigi, et senne koha peale pidama jääda, kus ta preeto. See võib ka oma väärtusest midagi kautada. Nõnda, et nendel, kennel maailmapatagas hoiukassas raha on, need pidid ühna mehesti vasta näppust saama. Mu õnneks jälle seda ei ole, sest mu raha on vanamori käe. Ta arve peal ja kui palju seda ma ei tea. Aga kui ma talle rääkisin, et rikkad inimest võivad kahju saada, kui eurot delaveerima hakatakse, siis pole ta nagu suurt pilve läinud. Ja nüüd ma paska arvada, kas tal pole sel arve peal suurt midad või tal juba plaan valmis, et jõuab enne midagi asja ostu, kui euro lahjemaks läheb. Ma ühe korra ju nupudusi, et mis siis saaks, kui võtaks ühe päeva käde ja kautaks selle raha ma ilma pealt üldse mõned aastad tagasi meie rahanduse minister televiisoris ütles otse välja, et ta pole õnnetumaid inimesi näinkid, kui rikkad inimest on. Nad võiks selle raha siis muu käde tuua, sest mind on see püustuhu elamise õnn enda ütelnud, et ma tahaks ka teeda, mis tunne siis on, kui sa raha unikotsus õnnetu oled. Ja üleüldse ei saa ma aru, miks jääuks asust asja maailmas peetakse, mis kogu aeg oodeta vähe, mis võib äkist otsa lõppida, mille pärast on sõjad, iga päev röömist ja tapmist. Ma küsisin vanamori käest ka, et mis ta sellest arvab, kui raha ei kautaks. Ta küsis vastu, et mis ajast ma olen kommunistiks hakanud. Et kui nad oogid nende lollid ja raha ei kautuvad, siis on teised tolgust kohe hakkamas, kes selle asemel midagi muud jälle välja mõtlevad ja kokku võttes ei muutu õige mitte midagi. Aga vaadaseva kägin mees Lenin ju rääkis ka, et raha ei olegi taris ja mismoodi see ütlemine oligi, et ega ühelt tema võimede järgi, ega ühele ta vajaduste järgi. Mismoodi see siis ikkagi toogu kinnelgi jo näiteks egavesti palju võimeid, aga suurt midagi taris ei ole. Pees, et leib oleks laua peal ja leiva kõrvan sammati. Tal jääb ju siis vajadusi nenda palju üle. Mis ta nendega teeb? Ta hakkab jälle nuputama, et kas ei annaks neid kudad moodi maha parselda. Ja kui raha enam ei ole, ta leiab ikka muu võimaluse, et su käest meid välja meelita. Nõnda, et ole ühna rahulik. Kui tuled kadus tee, euro tuli pukke ja kui nad seal Itaalias, Kreekas ja Portugalis ja kus veel korda majas ei saa, küll sennel Merkelil seal Saksamaal saab kohe kui süda täis. Ta lõpetab selle kinu ja annab oma margaga mede kroonile eluõigus jälle tagasi, vaat sedamoodi. Ja ma lõpetan nüüd selle rahajutu sennepärast, et vaada kolmapäev, tuleva kolmapäev siis jälle 10. augustil on Lauritsa päev. Ja see oli sõsun püha, mida eelmist sajandi algus mäledati ainult veel Lääne-Eestis ja Lõuna-Eestis. Ja päev ise on pühendat Laurentiusele, kes pidad olema tulepatroon ja sennepärast on sennepäeva kombed ka enamasti tulega siutud. Ja et tulekahjused ei hoida, senneks visadi umigu katusele vett. Ja tule tegemine oli karmilt keelatud ja igatsugust muud tööd ka, seal rohu niitmine, kõlvamine, puude raiumine, kapsaides käimine, õunde ja puuviljade toomine. Ja Lauritsa päev oli Põhja-Eestis kiikumisaja lõpupäev, vaada. Ja Lõuna-Eestis oli see sokutapmise päev. Ja Lauritsa päeva järel algas seal rugikülv. Ja söömaks pidi olema laiad pannkoogid ja sikuliha tuhlistega. Ja Laurentius nimega pidi olema ka igatsugu legendist. Ühe järgi pidi ta ega reede paradiisest tulema, et üks hing puhastuse tulest ei peesta. Ja sennepärast ma soovida, kui sa ikka nendava suur patukott oled, et sind peaks muidu ühna 2 õpetajaga matma, siis katsu reede kodu olla. Laurentius pestab su Ja ega siin nalja ei ole, sest ajalooline vakt on sõsun, et Lauritsa päeva. See siis 10. augustil, ma ütle veel korra, on Jeruusalemma tempel 2 korda põlema läinud. Ja ilma kohta ma ütle sulle nüüd lõpuks sedamoodi, ma rääkisin juba ammu, et kägu kukust välja Jaagupi päeva, mis tähendab ju petka ja sooja sügist. Ja nüüd ma loen internetist, et suvi läheb jooniga ühna oktoobrini välja. Nõnda, et pole mool sii valet midagi on. Ja ma soovida sulle, kui sul talvepuud veel tellimata on,
siis võta 2-3 ruumi vähem, sest tali ei tule ju ka mitte pitk. Olga Neng. Külakarla mõtleb. No, tervitus teitele. Tead sa, moola hea meel senne üle, et eesti keeles saab ühte asja nõnda mitmed moodi ütelda, et sa kuulad ja see ju kinanat Kihnuverve laul ja sa unustad senne juures kohe kõik muretee. Ning moola hea meel just senne pärast, et mede riigisaade noodid nõnda kinatoo, et majanduse langus jääb nõnda moodi varju ja soolases on tunne, et sedasi, kui nad viisi päevad voogid õige ja õnne on nõnda palju täimahu õue eegid. Vaata, maasi paar päeva tagasi jõhtusi uudiseid vaatma, kus jälle valitsuse infotunnist oli siis ka pisine jupp ning tetsa. Nad ei räägi enam üldse mingitsugusest kärpimisest. See ju Sandikõlaga sõna ka. Nad rääkivad, et miljardi jagu tuleb kulusid vähenda. Ja pensionist ei räägitud ka mitte seda, et seda peab hakkama nüüd kohe maha võtma. Vaid nad ütlevad kenasti, 1. aprillist see enam ei tõuse. Ja jos aru saad, et siia suur vahe sees. Ma võtsi siis targema raamatu ja vaatsi sealt seest ka, mismoodi seal kirjas oo. Ja see oli sedamoodi pantud, et kärpima teiste sõnadega kitsendama, ahendama, siis oli veel piirama, kahandama, tagasleikama, lühendama. No mu meelest oleks ju veel parem öelda olnud siis, et meil lõikame eelarved vähe tagas. Siis jääks ju on tunne, et seda, millest tagas leigada on mehesti, aga olukord pred seda nõua. Samati võiks ütelda, et me ei piiram või kahandame eelarved natust. Ja jälle osas on tunne, et katke ei ole mitte midad. Ja EAO, et millestki jälle midad kahanda või piirata on. Aga see on sõnadega mängimine. Mei vanamori juures läbi ei lähe. Kui ma taal ühe korra ütles, et ma piirasi oma üllenormi 1 pudeli jagu, siis pani vanamor asjad õige eelarve rea peale kohe ja teedustas, et see tähendab seda, et sa ostadki ainult 1 pudeli õlut. Kui jo sõune asi, et ma pea näituseks mõne ahjupuu, mis pikaks hoiend vähe lühemaks võtma, siis ma ei ütle ju, et ma leika teda tagas või ma hoia kuludusi kokku. Ma võtta ta lihtsalt jopi maha. Ja sennepärast too mul ettepanek, nagu ma juba ütlesin, et kui eelarvega midagi vähemaks võtmise moodi tehtakse, siis passiks ikka kõik see paramini ütelda, et eelarve tuleb ümber leigata. Siis on selge, et seda asja, mis ennem eelarve külges oli, enam ei ole. Ja ma usu, et aga juudi jumalad sennepärast ka veel kummardama ei pea hakkama. Ja ning jälle pensionide koha pealt asi selge. Kui nüüd on öeldud, et nii enam ei tõuse, siis aidaks ka mida teine sõna ja neid oleks ühna mitu. Ma vaatsin raamatust järele, see andis sedamoodi, et tõusma võib ka sõsuses tähenduses olla, kut edanema, ellu ärkama, tekkima, suurenema. Ja palju kinam oleks ju ütelda, et pension enam ei edane ja kohe selge, et sellest taimest mida saaki oota ei ole. Veel selgem asi siis, kui asjamehed oleks ütlenud otse välja, et pensioni enam ei teki või surnust ellu ei ärka. Vaata, sennega oleks mooja soosugusel, kes pensi saab, on korra veel klaar, et pensioni künnis on ammu ületad ja peaks hakkama juba senne peale mõtlema, mismoodi see vaade sealt altpoolt ülese poolega käde paistab, kui sa maast õigesti aru saad. Ja siis on ühna kaval nõk see, et kiskida ei räägi enam majanduse langusest, vaid majanduse surutisest, kui peenimalt öelda, ja nüüd rääkivad masu ja masu. Vaata, mede külas osasus nimega talukut masu ja ega kord, kui jälle televiisoris masu öeldi, läksid mu mõtted masu ingli peale. Ja isegi vanamor sai aru, et mulla midagi sõsust, mis ta ees varjuloo ja ega ma ka neid aegast siiski valjusti meele tuledama ei hakka. Ja eks neid ole peale muu teisigid, kes neid aegu võiks meile tuleda. Ja. Aga jälle kui juba masu, siis võiks olla ka risu. Ehk riigisurutis. Veel võiks olla töpu. Ehk tööpuudus. Käima.
käibemaks. Ja täppe oleks siis täitsa vot seal samas. ja kui keskid asjamees ütleb, et masust üle saamine on täppe, siis sa võid juba omale tõlkida, mis meid ees oodab. Aga ütlemine ise, et masust üle saamine on täppe, või ju täis lennulaulu ja röömust meeld. Ja mulle meeldis veel üks asi kangesti. Mede peaministri ütlem televiisoris, kui üks ajakirjanik talle toru nina alle tahtis panna ja intervjuud küsis. Peaminister ütles selle peale ühe lause. Elage oma elu. Ja ma olen taga täiesti nõus. Sest 2 elu. Nad rahvastepalli kaptenil ja Eesti soo. Üks on üleval, teine all. Ainult, et need 2 tükki elu pole seiemaani mitte kunagi ühe inimestesse veel kokku hakanud. Kas üks või teine, kolmata ei ole ja ei tule ka. Aga üks sõna, mis siin mõned aastad tagas veel soomlaste keest lainadi ja ermus popp oli, vaata see on õnneks kadunud. Sul meeles, kui asjamehed rääkist kõik, et see rippus ennest tee ja see ripub ennest tee. Ma tahtsin siis ega kord küsida, et mis ennest siis halba kui üks asi ripub. Pole kuulda olnud, et ta selle pärast oleks külgest tee tulnud. Aga siis, kui ma juhtusin televiisoris seda nägema, mismoodi Madonna ennast tooli peal rahva ees keeras, vaata pidi mul küll midagi maha kukkuma. No kas sõsune asi siis on kunts, kui peaaegu, et palli tagumikuga naisterahvas soo poole sedamoodi jalad ärki sätib, et päigest soole oort näinud kogu aeg sõlma paistab. Vanasti ma istust sammati need naised, kes lehma löpsid ja löpsikud jalge vahel hoidsid. Ainult, et siis oli seelig nõnda pikk, et peale sõnnigustega losside pole midagi välja paistnud. Ja nüüd peab siis meide Eesti rahvas sõsust asja nägema. Mina ei saa aru. Aga tead sa, ma mõtles ennast siia jälle korra pomerantsiks ja maaelu ei soole ede ka, mis ma siin valmis tegi. Aga tead sa, seda ma ütle, see on natust kurb, sest see tuletab noorusaega meile. Saab ühte päevast jälle käima peale ja päiges silmapiiri musutab. Patukotist ele jälg jääb veele, siis eha kambrist tule kustutab. Eks omal ajal sammati sai mintud jo ega laupäevta lipsale ja kuigid egatsugu tõutuse sai antud, jäi kartsas ummiguni kaindle seel. Kuid ühe õhte sündis tööst ime, ei ondki lakalu aak ees. Mu silmte ees kõik oli nõnda pime, et tahtis tüki hinge võtta seest. Nüüd jälle tundmus oo, et vanad tuuled mu ehal käimist meenutavad veel. Kuid lakkas enam keskid sind ei kuule, soo oma loojang vaadab vasta seelt. Mis ma sulle siis veel ütle. Olga Ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Sama ühe päeva juhtusid televiisorist kuulma, kui mede kaitseminister teedustas, et kõik märgid näitavad sedamoodi, et majanduse langusel õige. Ja need, kes ennast pole aru saanud, need hakkavad seda tundma lehe langemise aegu. Ma mõtlesin tüki aega, et miks ta sedamoodi ütles. Ja siis puhus mul klaariks. Ta ju nõnda pitk mees, et kui ta oma peed sügada tahab, ta peab pöliti laskma. Siis jälle teiste sõnadega, ta uladab sügavamale seisma. Ta loo juba põhikee. Lühemad mehed peavad veel natust aeg kannadama. Aga teisepidi on jälle kahju, et see majanduse kriis läbi saab. Sest nagu jälle peaminister kuskil pool konverentsis välja ütles, kriisi aeg just kõik see parem aeg egatsugu seksigate produktide tegemiseks. Aga kui see aeg nüüd läbi saab, siis pole ju ettevõtjatel sõsust produktist kuskilt poolt võtta. Nagu lapsesuugid ütleb, et tüdrugud ei saa seistes pesida, sest nendel pole kuskilt poolt kinni hoida, kui sa must õigesti aru said. Ja nõnda ma arvan, et ega asi peab ikka omal ajal tulema. Ja suurt vaarde ei maksa kuskil pool kunstlikult peale panna. Lase see masu, nagu nüüd rääkivad, lase see masu saab kinasti köpseks, küll ta ise kuku. Aga see jälle, Siim Kallas oli kuskil pool noka lahti teinud ja ütlenud sedamoodi, et
mede Riigikogu liikmete jaoks peaks oma käitumise koodeks olema, sest rahvast pidi tahtma poliitikutega rääkida küll, aga nendele ei ole kunagi aega siin tee kuulda. Sa peed oma jutuga hermus nobe katsuma olla nad süldi söömisegagi. Kui sa palju jutustama jääd, sulab sültee ja kallerdus Joosep kardulite vahele laiali. Vaada, see on õige küll, et inimest tahtvad teada, mismoodi nimed riigi asjad käivad. Aga teise külje pealt, sa võid ju küsida nõnda palju kui tahad, aga kui palju sa jälle teeda saad ja kui palju sul tõde räägitakse, vaata seda sa ei teegi. Aga muidu vaata see käitumise koodeks Riigikogu liikme jaoks, see võiks olla siiski küll. Sest ma kuskilt lugesin, et vaata Somaalia nende jälle piraatide jaoks, need, kes siin jälle laevumeeskonnaga koos e-kaaberdud ning pärast miljonit dollarit lunaraha küsivad, et nende röövlidel pidi ka aukoodeks olema. Aga see pidi siiski rohkem soovitusliku iseloomuga olema. Jah. Riigikogulase jaoks ma siiski mõtlesin 10 punkti välja. Ja kui nendel ei meeldi, juurad muutvad need siis jälle ümber nagu seedusedki. Aga ma kergendan vähe nende töövaeva ja pakku seda muidugi kondikava välja. Ega see pitkä ei ole. 10 punkti nagu ma ütlesin ja siia vähe peaministri soovitust ka sees, et uus toode peab vähe natust seksikas olema. Nõndamoodi siis. Esimene punkt on sasune. Ükskõik, kes mida Riigikogu saalis ütleb või infotundist küsib, kõik see peab senna ka jääma. Seda ei tohi taga rääkida ning kiskid ei tohi sellest mitte midagi kuulda. Teine. Nõnda kui taamri kolks on käinud, hakka kohe vaheaegast võtma, et sul öösse und ei tuleks ja sul oleks veel vara umigu huvitav nupule vajudamise mängu mängida. Ning kui sulle peeski tuni peale tulema, siis on õigem ake ka lahti peeste, sest hingamine on tervislik. 3. Sa peed omale kindlaks jääma ning saab tohi lasta opositsioonil mitte ennast segada või tegem seda, nagu peaminister ütles. 4. Sa peed andma omast kõik, et 200 seaduse paranduse ettepanekut 2 minuutiga koninal läbi saaks kukuda. 5. Kui sa ei saa ega ei taha ka mitte istungist osa võtta või osal plaanis hiljaks jääda, siis helista kohe järgmale ja anna teada, et sa pead ootamatult oma valijadele menem vutimunastesse söötma või Afganistani mede rahuvalveid üle lugema. 6. Kui sa käid koha peal ainult sene jauks, et aknast välja sinist tombe taevast vaata, siis menegid senna aknale istuma, see lööb Reet Lahveld ruumi üks ainam kohtoogid broneerit. 7. Sa pead sööklasaba austama, trügi ette ja kima laudade vahel sedamoodi ringi, et pintsaugu õlm koore teise mehe porsikauksist menema viib või sa ise kinneligid tomaadimahlas ülese lennudad. 8. Kui see jutt, mis pultist räägidakse, sulle igavoo, siis sa võid vabalt mööda saali ringi jaluta, selga siruta ja erakonna kaastlasele blondiini anekdootist jutusta. Sa võid isegi tuksest ühna õue rahvaga rääkima minna, kui sa pensionäride käest peksa ei korda saada. 9. Sa pead olema aus ning otsekohene. Kui juhtub, et su süda kinnegid peale täis saab, siis räägi selle inimesega otse, mitte selja taga. Sa võid teda vähe ermuta ka ja ütelda sedamoodi, kui tsaarlane ütles, et vasaku käega ma lõi hobuse maha ja paremad ma karda ise ka. 10. ning viimane on sedamoodi, et ole rõõmus enne üle, et su palka kiskid vähemaks ei veta ja mõtles enne peale, et su töö on armastus, kus kõik see pealt saab ühe noolega pehta. Aga kõik see, mis pärast tuleb, selle karjub ja see ei tohiks enam haiget teha. Vaat sedamoodi. Sõsune see koodeks mu käe sai nüüd. Aga sa küsid nüüd, et kus see seksi oli. No kas sa pole siis tähele pandkid, mis ma rääkisin? Seksi koht oli ju see, kus blondiini anekdootist jutustati. Jah. Ja kui ma siin eelmise kordes rääkisin risust ja käimast ja täppest,
mis sene vaan jälle masu ehk majanduse surudus järgi sai tuled, et asju ikka õige teemedega saaks nimidada, siis ma pea siia ühe ettepaneku veel tegema. Vaada, ma sai Vanamori saate reklaami pausi aegus seda vaad jalgpalli nähja, kus medemehed Brasiilia poistel kostidega vastu pälvi peksid ning kuulsid kogu see aeg kaka ja kaka ja kaka ja kaka ja ma pole mitte aru saanud, mis seesugune lühendamine tähendab. Sest ennem kui ma oleks selle aru käde saanud, läks Vanamori saade jälle edasi. Küll ma mõtlesin, et mis see siis ja vaata siis ühe korraga üteldakse valjusti seal mikrofoonid kaka Joosep väljakul. Siis ma sai aru küll, et seesugune oogid Brasiilia mehe nimi. No kuraamas küll, kas poleks siis mitte eesti keeles võinud otse ütelda, et sepp leppas platsi peal. Poleks midagi nupudamist olnud. Jah, aga kui sul aega keeo, siis mõtle välja, mis see kaka mida majanduse keele tähenda võiks. Olga Ring. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Vaata, kui ma siin natusta aega tagasi sulle soovitasi eurused rublaga võrrelda, mis sai jälle rubla eest osta siis ja nüüd euro eest osta saab ja mul oli võrdlemiseks 2 asja, autod ja viinapudel, siis nüüd ma nägi Postimehes ka, kus oli senne kohta rehnud tehet, et ametlikult statistika järgi sai Vene aja lõpus ühe keskmise kuupalga eest osta 41 kilo võid või 73 kilo juustu. Preet saab 119 kilo võid või siis 115 kilo juustu, nii et see on neist mõttes tükki mehemaks läinud. Ja kui keskmine palk oli 91. aastal midagi 711 rubla, kuigi see võis aasta jooksul muutuda, sest kalloosnikute palk oligi aasta algus 250 rubla, aasta lõpus juba midagi 500 rubla. Ja poemüüjate palk, mis oli siis 200 rubla keskmiselt, oli siis nadi ja nenda Preet samamoodi. Ja pins oli 114 rubla kuus. Ja 1992. aasta, kui kroon tuli, vaat siis sai mede pinsi euroga võrrelda ja keskmiselt oli see 9,5 eurot. Ja keskmine palk oli 35 eurot kuus. Ja Preet on sedavõis, et kui sa ühe poodis käimaga korraga 9,5 euroga hakkama saad, siis sa oled ikka väga heasti hakkama saanud. Kui sul valuutad oli, siis sa olid muidugi kõva mees. Aga kus poolt see maainimene seda sai? Vaata, mul juhtus küll heasti. Ma tegi kadaga puust siis neid suveniirist. Kus Hiiumaa pildid matriitsiga peale sai põledet. Kas see kiskid nüüd soovides või läksin ma ise, mul pole meeles enam, mede turismifirmase, mis juba rubla aja lõpus rootslaste poolt pösti pante ja mis mitu aastat ingitses ennem poolt pankroti läks. Ja mul oli neid 4 sorti kadagapuust suveniirist kokku 400 tükki ja ma sain nende eest 2000 sekki. Ja medel oli valuutapood siis ka juba olemas. Endine punane viinapood väljagu ääres. Ja siis sai sinna mintud ning esimene asi, mis sai ostet, oli kuhmimassin. See oli muidu üsna tavaline, see osust jälle alpimist selle juures ei saanud tehi, et sa kannu poole tilkumise peal teevetsid ja ta siis ennast ees olges. Et kui sa ega kannu eevetsid, siis sa pidid tassi kohe alla sokudama. Ja ma ütlen sulle, et see pidas 14 aastat vasta, ennem kui lõppes. Ja pärast mitu tükki neid massineid osteti, ühel üks, teisalt teine viga. Sennepärast olen meie Vanamariga presskanu peal üle läinud ja kennel värk. Ja see maksis ka midagi 900 krooni ja Kuresaarest ma senne veel ostsin. Ja teise asja, mis ma Vanamari ees salaja valuutapoodist ostsin, oli pinning. Ja senne endal mul meeles veel see 169 marka, mis oli ikka kõva sõna, sest Soome mark oli midagi 25 rubla. Oi, missugune vile siis kodu lahti käis. Vanamor tõmmas mu läbi nagu kiirkuivadist. Ma pidi tühja asja peal raha raidama, kas poleks võinud muud tarvilist selle asemel osta, ikka edasi ja sedasi. Ja kui ma siis ühe korra merelt jälle 4 avinolki koju tõi, Vanamor eebraadis, vaata siis ta küsis küll mõne päeva pärast, et millal sa jälle kalale lähed. Ja vaat seda võisi oseneva valuutaga.
Aga praegu ei näe ma mingisugust põhjust, miks me ei peame ärmba sabines olema, sellepärast kui palju kiskid jälle riik kennelegi võlgu. Ma sellest juba kirjutasin ka, et rahanduse mees Neivelt Jendrek euro pestmise jauks 4 võimalust ette näinud ja ma sai aru sellest sedamoodi, et see ikkagi eurod ei pesta. Ja keskelt tark mees on ütlenud hoopis sedasi, et tavalise inimesega, kes nende samate piust suhu elab, ei jõhtugi tege mitte midagi. Kes on vaene, see on rõmsalt vaene edasi, aga kes on rikas, vaata nendel on kautude mehesti. Neivelt arvab, et kelle keikse selgem asi on kärpimine ja seda egas pool Euroopas. Aga mis mood sa seal kärbid? Siia ju nähi, et kohe hakatakse politseimehi kividega loopima ja autost põledama. Teiseks ta pakub välja, et Euroopas peab võimu kõik ühte kohta kokku tõmmama. Et oleks isegi üks rahanduse minister ja maksupoliitika ning riigieelarvede tegemise juures omal enam suurt sõnaõigust ei olegi. Kuule, senega ma olen ainult siis nõus, kui mede praegune rahanduse minister senne koha omal saab, sest esmalt tooda ju saarlane ja teda ju 2 korda järjest Euroopa käikse paramaks rahanduse ministriks nimidelt. Aga see jutt, et me ei peamegi takkama Euroopa Ühendriikide suunast menema, vaata see aeb mool ja Maarva sool ka harja punaseks. See on täpselt sama kui see Sojuus, kus poolt meil õnnestus 20 aastat tagasi vehkat tehja. Kolmandamaks pakub Neivelt välja inflatsiooni, mis maakeeli tähendab raha juurde trükkimist. Mis jälle siis usalduse raha ja senne säästmise vastapidi vähemaks tegema. Vaata, maale ka see ilma ühna tükk aega juba olnud. Ma saan ette aru, mis asi ja kus koha pealt see säästmine peaks tulema. Neljandamaks pakub ta, et jälle euroraha liitust lehtvad need riigid, kes hakkama ei saa, minema ja las nad panevad siis oma raha tagasi. Ja need riigid, kes selle alles jäävad, need hakkavad jälle ühte kappi ekka suuremaks tegema, et sinna rohkem leibust mahuks. Ma arvan, et egast 4 ettepanekust saaks meid võtta. Esmalt peaks Ligi pantam Euroopa rahanduse ministriks, ehk siis saavad mede põllumehed ka õiglasemat toetust. Sen järgi tuleb need riigid, kes kärpida ei taha, mitte minemplättide liitust ja need ehkugid oma raha ja mede jauks ju võiks eurost vähenatust juurde ka trükkida, sellest poleks meed paha. Ja see, mis praegu Londonis käis, peks, lõhkumine, see asjade loomulik kõik. Kui sul on meeles, siis medel siin reegidi ka mõned aastad tagasi, et elu on enda jaoks ainult, et peab hakkama odavamat tööjõudu Hiinast sesse tooma. Mede omad mehed ei taha enam jälle labidat piuse võtta. Vaata, mul ei ole enam meeles, kes sellele asjale kee ette pani ka õigest tegi, et need pisist kollast poisid jäidkid siiski selles kordas Hiina müüri taha pedama. Ja jutt oli veel hooaja tööst. See ju täitsa lapse jutt. Mis sa arvad, et nad oleks siis siit minema läinud? Ei oleks. Küll nad oleks leidnud igatsugu nippist, miks ise siia jääda ja pere ka veel järele vedada. Ja et eestlane on kannadlikus harti, siis poleks ta eeldega kätt tõstma hakanud, vaid meie oleks siia juba leppinud piibli ütlemisega, et kollanras valitseb maailma ja omiga oleks kõik röömsal meelel läinud tatsipausid kleppima. Sellepärast ma ütle, ega üks elagu omal maal, oma kommede ja usuga, siis pole kinnelgit mida täda ja kõik saavad rahus hakkama. Ja nende kaua, kui me siis suurde inimsõbralikust üles näidame ja seda demokraatiat mängime, nende kaua ei tulegi ilma peale rahu. Ja võtame selle Kaitseministeeriumi asja, mis nüüd siin neljapäeva juhtus. Ei ma saaks aru veel, kui see oleks Sotsiaalministeerium olevat, et kinnelgid läks kopp ede, et poleks toetust saanud või ei saa elada. Aga Kaitseministeerium, see peaks ju meid välisvainlase eest kaitsma. Kuidas sa sisevainlastegagi takkama? Ja kui keskid selle tungis, seal oleks pänt sõsused mehed vastus olema, kes pätil 2 minuutiga oleks keed selle taha veenanud. Ja oleks Valaar ka majas juhtunud olema ja oleks ta näiteks jälle pantvangiks tehed, kus see läbi ots oleks olnud. Putin oleks piuse itsidend ja oleks oma alluvatel käskinud Eesti kaitsevõime kohta anekdootist välja mõtlema hakata. Ja kuuled sa, esmapäev Rugimaarja päev. See on suur tööpüha nõnda, et umigu pole sul jälle kella pealt kuskis menna, sest ein peab sul valmis olema tehed ja viljakoristmine võib ka enam-vähem valmis olla ja Rugimaarja päeva toitu, sea, liha ja pankoogid. Nõnda, et head isu ja olga näng. Küla
Karla mõtleb. Tervitust teitele. Vaada, ma pea ütlema, et mool ühe õhta vedasi ka mehe moodi. Eks ma tegi vähe põrgut ennem ka ja vanamar polegi suurt vastu hakanud, sest miks ta pidigi takkama? Taas heebid olid senneks ajaks juba läbi, kui Medekanter maailmameistrivõistlustel ketast veskama hakkas. Nõnda palju pidi ta siiski kiusa ajama, et kogu senne aja, mis kette heitmine käis, hoidis ta pöialt senneva Poola karvast seljaga mehele ja sennel sakslasele Arting või mis ta nimi oligi, kes selle viimase veskamisega ka võitis. Ma pole sennest lasknud ennast mette morjendagi, sest suur asi just heegid, et maa seda nähja sai ning vanamor kaasasustas ja üldse vaatma jäi. Nähi, kui sa arvad, et ma jäi nüüd rahule, et Kanter pronksmedali sai, siis oled sa eksis. Ei ole jäänud rahule, kuigi see reporteri punn katsus asja vähe leevend, et Kanteril nüüd maailmameistrivõistluste komplekt egade värvi medalid ning et ühe korra pidi ju see siiski juhtuma, et ta kautub ka, sest siiamaani oda järjest viimast 28 võistlust võitnud. See on muidu mihin sõna, aga siiskid. Teine asi ju veel. Mede 10 võistluse lootus jähigid ju kauguse hüppamise paku peale kinni, et see pahabil pole oma sammu muistnud mette sedas maha panna, et ei oleks taris olnud üle astuda. Ning kolmas asi, meite Kalevi korvpallimehed, kes nüüd sennesse mudaliigase või mis mood nad hüüdvad, senne kukkust. Ja kui medemees 6. korda peale veskab ja ikka palli sisse ei saa, siis on mool siia vähest ettepanekut ka, mis moodi asja paranda. Sest vaada, ma preegin ette ainult kette veskamisest, sii võib ju ühna ega pordiala pealt tuua sesust näited, kus mehed rääkivad, et näed sa 2 tundi ennem võistlust lendas oda või ketas 5 meetrit kaugemale ja 2 tundi peale võistlust lennab ka. Aga siis, kui just tarisoo, vaata siis jääb medemeestel meetritest puudu ning jälle teistel on neid jälle üle ja esimest kohad lähtvad Saksamaale, Ungari või Poolas või kus igale poole. Sennepärast oomol mede suurde pordi ja asjameestel sasun ettepanek, et kui nad katsuks suurde võistluste korraldajatega sedamoodi kokku leppida, et medemeeste viskamise kord tuleb kas 2 tundi ennem teisi või 2 tundi pärast teisi. Ja maale kinnel, et nüüd need meetrid, mis muidu puudu jäävad, tulevad täis ning nii mõnigid mees võib sennemoodi kangem värviga medali kaela saada. Ja kauguse hüpe. Maale kogu see ei rääkinud, et sõsune kord on juba ajast ja arust, kus sa pead kindle peale just paku peel tee tõukama. Ma vaatsesi, kinnel jäi 3 sentimeetrit puudu. See on väga heasti. Oli ka neid, kes jälle ennast 23 sentimeetrit kaugemal tee tõukast. Ja mõtle, mis see kõik tähendab, kui pärast medalide jagamise juures ega sentimeeter lugema hakkab. Sellepärast peab sõsussüsteemi kohe muutma, sest tänapäeva ju egatsugust peenid möötmise riistad ja siia ei ole mitte mingitsugust kuntsi. Hakada sealt kohast jälle möötma, kus hüppamine peale hakkas ja möödendaks enne maani välja, kus ta lõppes. Ja ma arvan, et vähemasti Euroopa Liitus hakkavad kohe uued rekordid tulema. Ja korvpallis peaks ka teised reeglid tegema. Kui ikka mees on 5 korda mööda viskanud ja 6 kord ka mööda läheb, vaata siis võiks enne 6. viske juba 8 punktiks lugeda, sest inimene on vaeva näinud. Ja pisin preemia peaks ju enne eest ikka olema. Aga sõsune muudatus jälle peab ainult medekoondise kohtu käima, sest kui teistele komandadele ka siuksed reeglid teha, siis me ei ole Mikkel omadega mudas ning jäämeget senne. Aga mei vanamar ütles mu meelest senne koha pealt ühna täpselt. Ma võis ol rääkida, sest ta nii muu juttu raadiumist ei kuule, sest kui ta nüüd teede saab, et ma ta ütlemise siia sisse pestsi, siis, et taale jälle sedamoodi õigus andsi ilma rahva ees. Ta läheb nenda valjuks kodu, et maa peab pärast jälle kõikides asjades kohe head tulemust näitma ja see enam 2 tundi hiljem ei tähenda mitte midagi. See arves ei lähe, kui sa must õigesti aru saad. Vaat see oli sedamoodi, et eile ma tuli kuurist tuppa, ma tegi vigadi lüsi vähe pitkemaks, et sergme seljaga niite saaks, muidu ole kaare löömishaigus taguats püsti nad köplase mulliga. Ja ma tuli tuppa ja ehmadas jää.
Vanamoril oli supipott põlvede peal muutnud uhas sisse. Ma ütles, et kus siis nüüd see pensionäri sant elu ning majanduse surudis oo? Ühna terve potitäie muljust Brett Kerese. Vanamor saatis mind muidud senne kohta, kus algus on ühna valge, aga lõpp jälle pimeks läheb. Ta ütles, et siia oligi ainult tilk sees. Ja et maa ise oli eile senne peegu kõik nahka pand ja ta söönud pottist senne pärast, et ta pole tahtnud taldriku tee meerde mitte. Siis ta vaadas moole otsa ja ma sai kohe aru, et kas mu mineks enne kohta, kus ta mind saatis, saab kiirust juure või jälle tuleb see sun tarkus, et ma peab poole tee pealt tagas keerma. Ja tuligi, see ei ole viimane. Vanamor ütles, et vaada, vanamees, kõik asi on mõtlemises kinni. Nenda kut mool, nenda ka me deportlastel ning senne pärast ei ole ka mingit sugust tulemust loota. Sest kui jälle kogus aegu harjutad ning treeningutel ja kõik asjad klappivad ja vaada, et jälle maailma rekordid kohe kukkuvad, siis võistlemise aegus jääb kõik peeruks, sest mõtlemine ei ole paikas. Sest kui su mõtlemine ikka kinni oo, siis ei ole mõtet teistesega vehkem minna. Et tee oma mõtlemine korda ja see oogid kogu see kunts. Mool jäi suu tükiks ajaks lahti nõnda hambarsti juures ja ma siis küsisin, et kas mool on ka mingitsugune pordiala, et ma senne jutuga peab rätt kokku klappima. Et vanasti meie õppasime kõrgust küll, 2 tüki latti oli kumbkil pool liivakasti eeres, nendel oli siis jälle ega 5 sentimeetri tagant naelad sesse löödud, nöör käis üle naelde ja kummaskid nööri otsas oli kivi, mis nööri pingul vidas ja meie õppasime moo mäledamist mööda mehesti, ühna 2 korda üle oma pea. Peale maandumist muidu. Ja Vanamor ütles, et ega senneks ei ole taris spordimees olla, seega ega ühe kohta. Ja kui on mida tsanti asja, mis kogu aeg meele tuleb ja sind jälle öösse magada ei lase, siis mõtle millegid muu peale. Lase see santasi omast vabaks ja su elu rööm tuleb jälle tagasi ning kõik asjad saavad korda. Ma ütlesin Vanamoril senne peale, et võt, nüüd ma saa aru küll, miks sool kõik asjad õnneks lehvad. Saan ärid ega päev moo kallal, tuledad kõik moo patud, mis jälle eelmist sajandi sisse jäävad, moole meele. Mool läheb hing haigeks, aga sa unustad senne kohe ning needked röömsab välja kot maa. Vanamor pole esmalt midagi lausunud ja mool oli juba sõsun tunne, et ma pea ennem ette võetud tee peal tagas menema. Aga Vanamor arvas lõpuks, et jah, see on mõtlemise ja ravimise juures vanamees peab vähemalt 3 arsti korraga olema, siis ehk on midagi loota. Aga praegu on seis mooga pidi sama nutun olema kui Kalevi mäng. Ma jäi muidu mõtlema ja jõudsis ennesse kohta välja, et midad mu muistusega ikka vist lahti oo küll. Sest kui sii mõni aeg tagasi räägid, et riik peab oma eelarvet 2 miljardit kärpima, siis nüüd rääkivad juba 4 miljardist. No ütle nüüd sa, mismoodi saab seda olla, et kui sa kuskis poole hakkad lappi peale panema, siis auk ei jää mitte vähemaks, vaid läheb kogu aeg suuremaks. No võt, ma ka ei tee. Peame siis nüüd tööste arsti juurde menema. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teitile. Joo siis täna piduse minek. Ei tea, kui palju sõrul rahvast kokku tuleb. Aga ma arvan, et uue lehe pidu ei tohiks ju keskit külmaks jätta. Ühe külje peal too see ju ajalooline hetk, sest esimest korda sai tiidlast ju eile otsast lõpun täitsa kerjud lehte lugeda. Ma kartsin esimest paardiga käde vette, et äkist jäävad sõrmed ka pärast värviseks. Aga ei, sõsust asja pole juhtunud. Vanamor oli ka nenda eeles justkui lend oleks põuse teinud ja kiitis ekka, et nüüd on täpselt nähja, mis värvi kennegid peao ja kennel me sustest toonidest kleit selge sooja. Ma kiusasin teda ka vähe, ma ütles, et nüüd paistab sulle heast ka, et mis värvi on armastus. Aga Vanamor käskis moo suu nende asjade koha pealt kinni hoida, mis moo eest varjul pidid olema. Ja Lauri Urmaski lehte teeb, ta ju medelsi tuttav mees. Ta on sõsust ammedit ennemgi pidanud. Eesti televisiooniski takkuma saanud. Nõnda, et ma arva ennast lehetellijate hulka egal juhul Vanamorist rääkimata.
Ja kui täna õhtu saab grillit lihamehesti süüa, mis jälle lainde peal jälle east segamisel loksutakse, sest laiatiit pidi kõik jälle merel vedama, kes tahtvad. Ja pillimehed ja muud asjad, mis kõik tehi lubadakse ka sinna juurde arvada, siis ei ole mul sul midagi muud soovidega, tule aga kohale. Maagid saa suu lahti tehja. Jälle ma pean ennast kõvasti kontrollima, sest vaada, vanamoori piduse tulemine on veel kindlam kui see, kui muu oma olekski. Ja ma arvan, et kui ta osel, siis lööb ta kõik üle. Ta võib ainult Vjatseslav Leedule alla jääda, nenda kange oma vanamoor. Seda sa teed juba ammu ja seda ma rohkem ei kommentaari, nagu see Iivani poeg Tallinna volikogus ütles, kui ta reporterid justkui tüütud kärbest katsus eemal aeda. Vaada, sii koha peal tuli mulle meele üks Iiu nali, mis käis küll sünnidamise kohta. Aga mis see uue lehe ilmakäde tulemine muu toogid, kui sammatigid sünnidamine. Vaada, vanasti elekter ta ei olnud ja sünnidamine käis kõik saunas. Ja kui naisel see aeg käde tuli, pani mees petrooliumlambi põlema, ja suur rööm oli, kui esimene poisslaps ilmal tuli. Senne järgi teinagid. Ja kui naine ägas, et kolmas tahab ka tulla, siis puhus mees tule Sennepärast ma arva, et Iiu nädala ilmale tulekuva võib ka vabalt tule puhuda, kui sa must õigesti aru saad. Ja üks hakadus oodab meitit tuleva nädali veel ees. See on 24. august ehk pärtlipäev ning see on rahvakalendris sügise algus. Vaata, see on veel leikus ja külvipüha ning see oli kunagi rukkiema, külviema ja rohuema päev ka. Ja pärtlipäeva on külimine rangelt keelatud. Muidu võib vili rikke minna ja täitsa hävida kohe. Ja et see üks mihine päev, seda näidab ka see, et Lääne-Eestis ja saardel oli see lambaniitmise päev ja viimane sokutapmise aeg. Ja sammati hakati sennel päeval mett vetma. Ja veel räägid, et pärtlipäeval külvatakse seeni, nõnda, et senne järgi võib metsa seenile minna ja pähklid võib ka juba korjama hakata. Pärtlipäeval endast pääsugused ka minema ja sii pole enam tähtis, kas nad tegevad seda nüüd mitte eriti kõrgelt, nagu laulusalm räägib, või madalalt, egastahes nende järgi ilma pärast seda enam ennusta ei saa. Ja mis asi ikka nende kangesti ennustad, kui vanarahvas pani tähele, et Eestis hakkas senne päevaga juba allat peale, ei ole mida tähja, sügist rügib ja medel jääb üle ainult kevade toota. Vaat see on tähtis päev on pärtlipäev, kui külm kivi visatakse merese ja soe kivi kajuse. Aga nüüd ma avastus ühe päeva lehtest, et vaada, panganduse mehed on välja andnud sõsused 7 käsku, mis medel odaristeeda, kui euro pradinega 1. jaanuarist koos näärivannaks sesse morab. Näha, kas see euroga kingiks aidavad, seda saab pärast nähja. Ja need 7 käsku on sõsust. Esimene oogid see, et europäev on 1. jaanuar 2011. Aga siin ma ei saa Eesti aru, sest Eesti rahvakalendri järgi on äärid 31. detsembri ja 1. jaanuar. Ja kas see 1. jaanuar nimidakse siis nüüd tulevast aastast juba europäevaks ringi? Ei tea. Teine käsku sõsun, et 1 euro on 15,6466 krooni. Vaada, see võib 1. jaanuarist küll sedapisi olla, kui poodis on hinnad senneks ajaks kõik kenasti üles aet. Aga preeto selge vahe sees. Ning see olen sennest jälle, kas sa tahad eurot osta või müüa. See vist muidu tega valuutaga seda moodi. Ma ei saa ikkagi aru, sest kui sa näituseks tahad kroonide eest 100 eurot osta, siis sa pead välja käima 1569 krooni 90 senti. Sest sa pead ju pangatõdrugul senne liigudus, et ta sahti lahti tõmmab ja soole eurod annab kenne maksma. Aga kui sa müüd 100 eurot panka, siis sa saad 1557 krooni ehk vahe 12 krooni ja 90 senti. Sennest ma teen järelduse, et sõsuse tehingu juures on sahtel lehemal ning andjarööm ikka suurem kui vetjarööm. Kolmas käsku, krooni saab kasutada maksmise jauks 15. jaanuarini. Ja pangakaardid on alati õiges vääringus. Vaat seda moodi nad kerjutavad. Jah, aga siia jääb ju naeru peal see asi, sest soo kaart võib ju olla, mis vääringust tahab ja õige peale kauba. Aga kui seal mitte midagi peale ei ole, siis ei tähenda see 15. jaanuar ju ka mitte kui midagi. Ja 4. käsk, kroonimüntist saab eraisik ilma teenuse tasuta kontole panna alates 1. oktoobrist. Ja sii pole midagi õienda, kui sul aga peenigest raha on, mine aga tassi see panka 5. käsk on selline, krooni sularaha saab euro sularahaks vaheta ilma teenuse tasuta alates 1. detsembrist. See on ka selge.
Kuuendamaks, see raha, mis panka soo vahetatakse automaatselt euroks 1. jaanuaril. Ega seda pole mõtet ju meeles pidada, sest me sa selle rahaga enam teed, mida enam ei eksisteerigi. 7. käsk ütleb sedamoodi, et ühtegi lepingut muutma ei pea, pank arvestab teenuse tasuta kõikide lepingute väärtused automaatselt eurodesse. Ja siin pole tarvis käsust käsku meeles pidada, sest kui pank on nii su raha kallal, siis ta teeb senega ka juba, mis ta tahab ja ta hakkagid sooga mingit suust lepingut tegema. Aga nüüd ma räägi soole saladuse katte all, mis ma 2 kinanuuriku käest, kes neid Vapingu ja Vikinglotto pilletisi müüvad, kolmapäe kuultsi. Vaata, nad kordsid seda, et kui siin mõni aasta tagasi veel see massin, mis piletisi nendel laua peal seal kontrollid, muudkud laulis on nõnda, et kassas jälle raha otsa lõppes. Nad pidid ootma, millal raha juurde tuleb, et saaks inimestel võidud välja makse. Siis nüüd pole muud, kui massinast tuleb, aga seda vaat lolli peeru ja võitust teeb setuviisi eka arvembass. Setu ütles seda küll ühe teise asja kohta, hea küll, olga see näkku ta soo. Ühesõnaga, kõik asi käib ju elektrooniliselt ning see, kui palju Eesti Lotu raha kokku ajab ja kui palju võitust makstakse, vaata see vahepidi ega päevaga ikka suuremaks menema. Ja kui sa kuuled, et kiskid on midagi võitnud, vaata siis on see ikka sõsune inimene, kes on internetist mänginud. Vaata sellest saab teha nüüd ühe ainsama järelduse, et kui see lotuvärk, nagu ma ütlesin, käib kõik arvudiga ja kui sen on ju suli tegemise süsteem juba sisse programmeerid, vaata siis ei jää sool ka midagi muud üle, kui katsuda selles samas süsteemis mängida. Ähk lähebki õnneks. Aga kui sa sedast tavaliselt pilledi ostad, siis jätkid oma võitu ootma ning senne ajaga jõuab euro tulla, senne ajaga jõuab euro minna ning tugriku tasemel tulla, aga peale vihastamise pole sool mitte midagi loota. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Eige vabaduse päeva teitele. Täna ju ümmargune nummer ja 20 aastat tagasi meie vabaks saime. Ma ütlen meelega vabaduse päev, sest mind on tüütanud see jutt, et taas iseseisvumise päev ei ole mitte see kõik see õigem. See oli siis ju, kui Moskvas oli teist päeva putstankid põrudest Valge Maja pehta, sest nad tahtsid ju NSV Liitu peesta. Dessantväelast tulid 20. tankidega Tallinna ka, võtsid Teletorni oma kontrolli alla, kuigid pole sennega täiesti hakkama saanud mitte, sest inimest tüüti ju raadio kaudu appi ja Vabaduse väljakul tegi ju rahvarinne suure miitingi, kus Eestile iseseisvus välja nõuti. Ja sennepärast pididkid me omad siia Eesti Vabariigi nobasti välja kuulutama. Ma uuris seda asja vähe lähemalt ja kirjas on sedamoodi, et 20. augustil siis oli kell 23.03, oli 105 ülemnõukogu liikmest kohal 70 rahvasaadigut ja otsuse poolt hääletas 69. Vastu aga ärapooletuid ei olnud. Ainukest, kes pole ennast hääledamise jaoks registreerinud mitte, olid keskid Claudia Sergi ja Kaidu Kama. Ja Kaidu Kama oli isegi demonstratiivselt saalist välja läinud. Miks jauks, vaat seda kirjas ei ole olnud. Ja miks jauks ta pärast ikkagi, et siseministriks panti, vaat seda ma ka ei tea. Ja peale me iseseisvuse väljakuulutamist polegid korbalmood üle jäänud, kui jälle Nõukogude Liit detsembrikuus laiali saata. Aga miks ma ikka sellest räägi? Aga ta sennepärast, et nüüd käib kogu see aeg sõsun jutt, et rahvarinne tehti KGB teedmisel ja nende suure näpunäidede järgi. Ja Savisaaro ka KGB agent, kuigid internetis, kus see üleval oli senne jutu peelkiri egaks juhuks eskid küsimuse märgiga pantud. Ja sennepärast ma räägi ka, et siin käib üks õiendamine senneva peeva nimituse ümber. Et õigem oleks ütelda Eesti iseseisvuse taastamine, mitte taas iseseisvumine, mis ei pidada täpne olema, sest ülemnõukogu otsustes kinnitada Eesti Vabariigi riiklik iseseisvus. Mis peab jälle eeldama seda, et iseseisvus ei olnud vahepeal mitte katkend. Aga kas me siis tööst ei saa mitte kokkuleppele? Ja mis vahet siia on? Kas ei ole praegu mitte ükskõik, kes selle rahvarinde taga oli ja nagu nüüd rääkivad, et korbideedes ka täpselt, et augustipots tuleb.
Tähtis on see, et me vabaks saime. Ning au ja kiitus nendele meestele senne eest, olid nad siis KGB-s või mitte. Vaat sedamoodi ma arvan. Ja kui ei sobi üks ega teine nimidus 20. augusti jõuks, las ta olla siis vabaduse päev. See on igal juhul õige. Ühest päevast jälle ei saa samat üle ega ümber, see on 24. august, see tuleva kolmapäev ja see on Pärtlipäev. Ja Pärtlipäev on rahvakalendri järgi sügise algus, leikuse ja külvipüha. Ja 18. sajandil oli see veel sedamoodi kutsudi rukkiema, külviema ehk rohuema päev. Mis oli siis jälle nõnda kange püha, et egatsugune külvimine oli rangelt keelat, muidu võis vilisandiks mennä või üldse ei hävida. Ja Pärtlipäev peab olema jälle umala korjamine eelõpetat ja Lääne-Eestis pid linad kitkut olema. Kes ei tea, mis asi see umalo, siis ma võin enda palju öelda, et see on üks keikse nobema kasvamisega taimes Eestis. Ta võib kuu ajaga kasuda 3 meetrit pitkaks, ööpäevas 10 sentimeetrit ja ta võib kasuda isegi 18 meetri kõrguseks. Vaata, mool kodus õues sai ka omal elektriposti kõrva pantud. Alguses ta ikka vähe jälle kidus ka, aga nüüd on ta pool posti ja kui juba üles keerutanud ja kui sedas edas läheb, siis ma pea tuleva aasta Eesti Energiamehed kohal kutsuma, kes postile pikendus otsa panevad, et omal ikka täispitkuse käde saaks. Ja ei soolema vist ei pea seledama seda ka meile jaoks oma loo, et ta kävisid läheb tarvis õlle tegemisel, sest ta teeb õlle vähe kibemaks. Muidu need linnaksed üksi andvad liiga magus maitse. Näie Lääne-Eestis ja saardel oli Pärtlipäev, lambaniitmise päev ja viimane sokutapmise aeg. Ja Pärtlipäevast alades hakati juba mett vetma. Ja vanateedmise järgi pidi Pärtlipäeva taevast seeni külvadama. Nenda, et senne järgi hakkavad seenekorjamispäevad peale ja pähklid võib ka korjata. Näi ja kosja aidab ka senel päeval minna, seda ma teo kirjas. Ja ilma sai ka ennustada, sest Pärtlipäevast algasid Eestis allad ja pääsukest lendast ka minema ja külvata tuligid kas siis ennem või pärast Pärtlipäeva. Ja Pärtlipäeva toit oli mihine, lambaliha ja mesi. Näi, aga polegi, et midagi parata, senne aasta sui hakkab tasakesti saba näitma ja ma pea ütlema ja ma rääkis siin mõne vanem mehega ka, ei suukus suve ei mäledagid, et oleks olnud nõnda palju päigest ja nõnda palju vihma ja nõnda palju äigest ja äigese järgi tuli mu lapse peal meele, kus ikka sui läbi välgudes ja müristes. Me ei magasime muidu taites siis ja kus ikka hakkas ühe korra raksudama, ma ütle ausalt ühna erm tuli peale. Ja kui siis käis egavan sirakas, senne järgi jäi vaiksemaks ja oligi et selgelt kuskis poolda ikka sesse virudas. Järgmise päeva oli ma ilmatu jämepuu, ma mäleda, mis puu see oli, pitkudi üleval talli lõhke, ärmus asi. Ja nüüd nad rääkivad sellest maailma lõpust, mis tuleva aasta 21. detsembril tulem pidi. Ei, ma paskasin midagi ütelda, ainult seda, et neid maailma lõpust on juba 10 kordi ennustat. Ekka käib maa ümber päigese ja arvatakse, et sedas kestab see vähemasti veel 500 miljonit aastat. Ei, ma tea küll jah, et ne planeedid pidid 21. detsembriks kõik ühe joone peale ennast rivisi vetma ja et majade kalender sennega otsa saab. Ja siis peab sennega medel ka ots peale tulema. Ei tule, ole ühna kinnel. Majad pole viitsinud kalendrid rohkem edast tehja, sellepärast mõtlestki, et me teie jaoks üks ermudamise loo välja. Ja kui see koht toge, et siin midagi juhtub, siis ega ma ilmi hukka ei saa. Inimesed saavad hukka ja see tähendab seda, kui inimesel kunagi jälle siia maa peale asju, siis on nad kindla peal palju targemad, sõbramad, abivalmimad, mitte nagu praegult justkut undikari. Ja olga neng. Küla-Karla mõtleb. Tervides teitele. Nüüd on see koht et ma jäi oma arusaamisega jälle viiki. Alles ma siin mõtlesin, et mismoodi see saab mede riigi eelarve juures sedamoodi olla, et mida rohkem sa lappi peale ömbled, seda suuremaks auk läheb. Ja nüüd on jälle see koht käis. 2 miljardist on 4 saanud. Siia sammati kui pintsakuga, kui sa siuks oled poest ostnud, mis 2 numbert suurema.
Siis sa lähed õmble juurde, ta võtab möödu teeb soole parajaks, sa paned selga ja unustad varsti üldse, kui laiad söölad ennem olid. A medel on nüüd mu meelest see koht kus naha kallal juba nüsidakse ning varsti saab valitsus soo külgest lihakäntsaka käde, sest pintsak peeb sul nüüd seesugune selga mahtumis soo oma numbrist veel 4 numbrit vähemu. Ja mehed peavad püksti jalga panemisega üldse ettevaatlikud olema, sest kui sealt ka kärpima hakatakse, siis pole ju teada, et mida sõsust kääride vahele ei jää, mis kuskis poolteises kohtas võib äkist taris minna, kui sammust õigesti aru saad. Aina masimes jälle egatsugu leikamisest peesebo eelarve puudujääk. See on stabiilne, nagu nad rääkivad, ja üle 3% mederahva kogu produktist mitte mingil juhul minna ei tohi. Kui ma selle nüüd õigesti välja oskas ütelda. Ning siia ütles üks tark majanduse mees ka, et kärpima peab ka varuga. Muidu meie eurule üle minna ei saa ja kõik ne uued eelarved ja mede erpsed pingutust on läinud koos püksi tuulega. No ma saa aru küll, et euro peaks ikka kõvem raha olema kui mede kroon. Aga ütle mulle, mis see soole ja muule tähendab. Eikä ühna üks käik ju, kui sa vähegit mõtlema hakkad. Me ju prässisime ennast senneva Euroopa Liidusesse ka. Ja siin rääkivad juba ammu, et näituseks see Hollandi põllumees saab 6 korda rohkem egatsugu toetust kui Eestis, kus mede põllumehel kerjutakse täpselt kui palju sa midagi kasvata ei tohi. Nendel oli ju taris medetorg käde saada, muud pole midagi olnud. Ning egatsugu projektidega on sedasi, et Euroopa annab medel ühe käega 10 krooni, aga teise käega võtab 100 krooni jälle. Nenda jääbki, see on tunne, et meiti toos enne liitu nenda palju taris, kui nendel just parajat meid taris on. Vaata aina masi, mis siin praegu tõuseb, on ema palk. Ja täitsa ma kahjatse täies südamest, et vanajumal pole mind naisterahvaks teinud ja 20 aastat tagasi maa peale saatnud. Ma oleks praegu mihine sünnitöö olnud, kui raamas. Ma ütles vanamoril ka, et kas ei aidaks kudad seda mood sättida, et ta ka veel lapse valmis teeks. Aga parem, kui ma poleks just juttu mõtta ajama hakandki. Ta põrudes mulle kohe, et kuivand puu külge ei hakka enam võsa kasvama, istuda või poogida nenda palju, kui tahad. Ning et ta omad lapsed, ehk siis meil lapsed, juba vene aegus valmis teinud ja sii pole nende kasvatamise mingisugust häda olnud. Kinnelgi ta ei tulnud pehegid, et ülem nõukogus oleks keskid peanud lapse tegemist eeledama hakkama. Ning asi oli selge, kui sul neid ikka mehesti oli, siis anti sulle ema orden ning sa olid egade pidi lugupeetud inimene. A preeto sedasi, et lapsi tegevad need, kinne palk on sasungut mu aasta pents või poole aasta pents. Ülejäänud peavad ikka sennega rähendama, kui see väeks juba see ilma sääld hakkab tegema, mismoodi ta toita, mismoodi ta koolita. Nõnda, et kõik see lõbumes jälle voodisoo makstakse kinnele sasustele, kinnel raha on. Nad rääkivad küll, et veel senneva emapalga tegemist on lapsi juurde sündinud. Aga ma otsis üsna egast poolt, kui palju neid siis olla võiks, avada sõsust nummert pole ma mitte kuskist poolt leidnud. Avada see juba majanduse langus, mis ei preeto. Pole mederahval ju suur tulla midagi teinud, kui sa mõtlema hakkad. Ilma tööta inimesi tuleb küll iga päevaga juura, mida katastroofilist ei ole ka juhtunud. Mõnes pangakontoris on pätid kõinud üsna 2 korda raha küsimus. Luurihi kujul tehti ka nüüd juba 8. korda tuul alla, aga menem pole teda viidud. Ei tea, kas pole jälle nad jäksend või lõpetati tellimine. Ja mehed joovad seda sammati kui ennem, just sõsusid näidatakse juba televiisoris ka. Need mehed võib varsti mede 3 kutsiga asemel täitsa vapi peale kleepida. Veel ühe soomlase, kes Sibiru hotelli rõdu pealt ennast alla viskas, pole kuulda olnud, et meite omad oleks ennast majanduse languse pärast eelõpetama hakanud. Ja muidud, mool ajas üsna naeru peale, kui sii ühe hommigu televiisoris rääkis, et iseged vangid ei ole mede olukorraga rahul mitte, sest ega teine vangu kinnel, et mede ühiskonnas on viimase 15 aasta jooksul läinud ebaausamaks ning teisi inimesi ei saa ka enam usaldada. Ma ütlen neid nagu mede peaminister, et tulege taevas appi.
Kenne kees sa sasust asja küsid? Ta polegid ju muud teinud, kui ju 15 aastat pidanud mede maailmas eelpoolt pulkast vaatma. Nähi, mismoodi ta mede ühiskonnaga saabki rahul olla, kui selle sama ühiskonna kohtunikud tal keed raudu panid. Nähi, ja see jutt, et nad teist inimest ei usalda mitte. Vaata, sellest ma ei saa heast aru. Kas see tähendab nüüd seda, et ta ei usalda enam seda tätuveerid sõrmtega asjamest, kes ta kõrval naripeel päeva õhtusse lohistab? Ja kas siis enam vangimas ka mingisugust oma seadus ei ole või? Või kui nad mõtlevad sooja moosugust, et nad meitid enam ei usalda, siis see on täitsa õige tundmine. Sest ega ma ju ka sellest asjamest sa usalda kenne eest ma kõik kuurid ja keldrid mõtme lukuga pea kinni pidama ning mingisuguse löömariista igaks juhuks ukselappis hoidma, kui mõni üsna vägisi tuba tahab tolla. Aga vaata siiski hea uudis on ka. Rahanduse ministeerium ütles, et Medelo majanduse koha pealt saavutus juba ette näita. Langusel pidi põhikee olema. Kas see tähendab seda ka, et rahakotis on põhikee? Vaat seda ei muista suule ma mitte ütelda. Aga siiski hea tunne, kui ikka kinnel maa juba jalga alloo. Ei mis sellest, et tuleva aasta pidi kahanemist siiski veel 2% jägu olema. Nõnda, et mudas saame me siiski ühna hulk aega veel madista, ennem kui saapad puhtaks päästa saab. Näju siis ühe korra peesib, kui vaja lakka liikum ning vangidki tähki jäävad mede riigi korraldusega ühe korra rahule. Ja, olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Kuuled sa, kui mool soole rääkimisaegus köha peale tuleb? Ei saa mooga siis kurjusta ka mitte, sest ma sai vanamori käest puuslaki käde. Tal läks see täna öösse üle, aga üle moo pole enam läinud. Tuleva kolmapäev hakkab kooliorjus jälle peale. Ühest külgest on muidu korptus ka, et kinasuiu eelööpend mängumaad on tühjaks jäänud. Pole midad, pane granit selga ja muistust õpede käest juuri küsima. Moolgi too siiamaani meeles, mismoodi õpikud trükivärvi järgi lõhnast, pesun värin oli sees, kui raamatu lahti lõid ning sõuka tundmus oli, et see on enda otsast otsan tarkus täis, et ilma õpetajata pole julgunud midagi lugema ega rehendama hakata. Mul on meeles veel see, kui ma esimese klassi läksi. Ja sa naerad. Ja sa arva, et ma nenda vana olen, et ma mäletan ette. Mul on heaste meeles, et ma pidi turult veel läbi käima, Kärdla turult, sest ema müüs selle õuni. Nähi andis mulle 2 tüki kaasa. Ne oli Kassarist selgus jälle mu vanaisa elast ning nad olidki 61. aasta mõlemad täie tervisi juures. Aga pole ma õuna koolimas mitte julgunud süüa. Ma tõin kuju tagasi ja sõi sel sala ja ja. Nähi õpetajad olid ka siis sõuksed, et sa vaadast nendele ikka alt ülese, mitte pitkuse, aga lugupedamise pärast. Vanasti pole mitte seda moodi olnud, et saa keerast nõnda kui kell sesse helistas pea kohe ning vaadast tund aega läbi akna, mis maad vares sita uniga otsas Jaakist. Kui ikka käi selle litagas joonlauaga vasta kooli penki, siis hakkas tent ise sulepeest välja joosma ja sul oli kohe selge, kus kohas sa oled ja miks jaukse seal oled. Ja hinnete panemine oli siis ka, ma ütleks täitsa arusaadav kohe, sest näituseks matemaatikas oli selge. 1 veaga 4, 2 veaga 3 ja 3 veaga, ja oli, kui said 3 miinuse käde, aga enamasti oli sasuse rehenduse eest 2 kennel. Ja nüüd ma olen aru saanud, et numbrid on ikka, mis tükkidest pandakse jämemaks läinud, sest sealt annab iga mehesti miinused välja arvuta. Ja kui sa juhtust siis selles aegus mäed koerust tegema, siis sa ikka karista ka. Aga näed sa, mõni õpetaja oli siiski tsõuke, kes poiste valladustel ise ka kaasetsides. Mul on meeles, kuidas moodi mu naabripoiss ja pinginaaber esimeses või teises klassis endast poole suuremat taga aes. Et jõud juurde ei jäänud, siis pole muud tehi olnud, kui ülevalt trepi pealt alles ülida. Aga et parajadu juhtus õpetaja jälle alt ülese tulema, maandus see larragas talle täpselt nina peale. Kuigi mõlemad poisid panti ahju eere kõrvuti seisma, oli pihta saanud õpetaja pärast ütlenud, et joo mu suur nina siis ette jähi. Ja ega see tal väga pisine ei olnud tööstiga mitte. Aga pinginaaber on mul juba aastaid siit ilmast ei lahkunud.
taaga ning siis teiste naabripoistega sai miilitse väljakul jalgratastega kimatud ning jalgpalli mängid. See on seesama väljak, mis selle vana miilitsemäe kõrvas ja kus Preeto see automaatne bensujaam veel. Vanasti polnud seal midagi, rohi ning rajad ja vasja lehm. Vasja kõiedes seal oma lehma ning eks me võtsime senne ka vahel mängu kaasa. Mis tähendas seda, et taale sai sõit sesse tehet ja kui Vasja Kõrgesaare maandest ülese kerkis, siis oli meitest plats pilguaega puhas. Ja siis pidas üks venemees meite kõrvalmajas jälle kanasid ning ne jalutast igast pool jälle kraapist peendrat segi pasandast keikuhat täis. Ja nende peel sai siis täpsust harjudet ja ühe korra kana sai pehta ka ning hakkaskid jalga järgi vedama. Ja see kanakasvataja käis siis moo isaga senne pärast õiendamas. Aga ta õigust pole ta senne korra saanud ja nüüd ma siiski mõtle küll, et ega see moo poolt üks mihe tempe ei olnud. Aga teed sa, kooli juurde tagas minnes ma pean ütlema, et mede õpetajad olid kõik targad. Ei, see võib praegu ka sedapisi olla, aga kui ma ühe korra juhtusin televiisorist mingit suur saadet vaatma, oli see miljoni mäng või mool ei ole praegu teasti meeles sellest mitu aasta tagasi. Vaata, siis oli üks viluloog. See, kes mede lastele ilusad emakeelt peaks õpetama. Ja kui mitte õpetama, ta peaks ise vähemalt teedma, mis üks või teine sõna tähendab. Ta käest küsides ennest saates, et mis asi on nagaan. Noorik jäi kohe blindri. Ta arvas senne mütsi olevat. Ei naera, see tõesti sendend lugu, ma ise nägi ju. Teise küsimusega läks veelgi tullemaks, kui taheti teeda, mis asi raklaan lõige on. Ma olen meesterahvas ning isegi, et ma tea, mis see on. Mu ema on välja õppinud ämbleja. Aga ta viluloog oleks eire pealt arvanud, et need on püksid, mis alt laiemaks lehtvad. Mis asja sõsun õpetab, kui ta omal nagaani pähe paneb ning raglaanid jälgaeb. Vaata ja, kui lapsed sõsust õpetamist ei kuule, mis eesti keele nenda veenab, et sa panedki keikse pealt punkti ning siis hakkad paremalt vasakule kirjandit kerjutama. Teine asi on tuhlid ja ma pean ütlema, et nendel pole see aasta häda midagi. Proovi vetmise ma olen teinud, aga ennem septembri lõppu ma kotist põllale mette ei viigid. Ja mool pole seda härmu ka, et Priia moolt toetus vetab, sest ma pole seda tahtnudki ju. Ning ennem läheb moo vanamoor koos poemanniga 2 Euroopa Liitu, kui mool kuskilt poolt midagi abiraha oleks küsida. Ja kui tuhlid üles on vöödud, siis on mool 2 päeva rahu, sest vanamoor läterdab teistele külanaistele, mismoodi mei kardult vätsime ning ta kuuleb jälle, mismoodi teistel see suur üritus läks. Aga see jutt, et mei võtsime, see on täitsa vale, sest vanamooril on elupäevad on nõuke jutt, et kui ma olen midagi teinud, siis ta ütleb, mei tegime. Ja kui mei oleme koos midagi teinud, siis ta räägib, et ta tegi. Ja ta nõukast asja, et ma oleks midagi teinud. Vaat seda ta kõnepruukes ei olegi. Ja kui ma olen midagi teinud, siis oskab ta senne koha pealt suu kenasti kenne pidada. Ja tuuli vetmisega see asi, et see joogid moo tehje. Vanamur tuleb alles siis õhu, kui ma kotist hakkab põlla peale kärugi vedama. Ta peab ju näitma, kus poole üks või teine kott panna, justkui nad seda ise ei teekski. Aga vanamur ise ei saa jälle tuhlist võtta, tal on selg haige. Mool on ka haige, aga ma pane pöliti, kookee ja lähen naagut mõtt vagupidi ülese. Ma ütles vanamuril ka, et pangu ka pöliti, siis ei hakka selja peale. Aga kus sa sennega? Vanamur ütles, et kui kesked juhtub nägema, et ta sedamoodi ebasüntsas, sa vaadame sust sõnu ta räägib. Ja kui sõukses poosis 2 ratsi jälle vau selgaso, mis siis külainimest mõtlevad. Ma ütles, et mis asja nendel möölda, kõik saavad aru, et sul selg haige ning senne pärast sedamoodi tuhlist vetadki. Aga ta pole senne seledusega mitte leppinud ning käskis mool tänapäevasid ajakirjast lugeda, et siis ma pidi aru saama, kui kahemõtteliselt mõni asi võib välja paista. Eikä paistku siis mismoodi tahab, aga moo põllapäelu täitsa mihin üksi päinigid olla. Aga soole ma soovi head 1. septembert ja see on ju kalendris ka teedmiste päev. Olga ning. Külakarla mõtleb. Näe tervidust teitele. Ma käisin neljapäev poodis ja üks noorik mu ees juhtis sõsusel sildil tähelepanu, mis kassa juures üleval reppus, kus oli kirjas umbes sedamoodi, et 50 euro
ja suuremate pangatähtedega maksmise juures peab arvestama sellega, et kassas ei pruugi raha tagasi anda olla. Pealt näha ju kõik õige, aga kui sa mõtlema hakkad, siis võib sellest üsna mõtmed moodi aru saada. Kõik see pealt see, sellest kirjast võib teha sasus järelduse, et 50 eurost alates pangatähed alles hakkavad ja alles enne raha. See tuleb mul jälle meele see lugu, mismoodi vanamor mind puid tooma saatis. Ma olen ennast rääkinud ka. See oli seda, et ta käskis ühest vernast vetta, kus paremat puud. Ja kui ma küsis, et mis nende teistega siis saab, siis ta ütles, et ne on lihtsalt põledamiseks. Et siis alla 50 eurost on lihtsalt kuludamiseks. Vai teine võimaluse ka, et senne sildi sisse osas on sõnum pistet, et inflatsioon närib senne euro mõne aasta pärast nende lahjaks, et 50 eurone oogid esimene panga või rahatäht, mille eest mida juba osta ka saab. See samati nagu siis, kui me 90. aastal vanamoriga Poolas käisime ja slotid veel reformimata olid ja tavaline T-särk 10 000 slotti maksis, mille peal kuldse värviga Nähtjorgi panuraam oli ja kus vabadussambast peale teist pesupaljad varemed järgi jäid. Ja aga poodis võib üldse jälle ülladusi ette tulla. Ühe päeva käisime Selveris ja üks poe noorik pani parajate mingitsugust kottest riiule peale ja moole hakkas silma, et ne olid präänikud ja sõsuse huvitava nimidusega nagu rääkimata lugu. Kas see tähendab nüüd seda, et nii kui sa sealt 2-3 tükki kröbistad, nende hakkad kohe rääkima? Ja kui sul pole kinnelegid rääkida, vaata siis ma olen kinnel, et varsti poodis sõsust küpsist ka nagut sind otsides ja sa saad oma südampealt sennele kinne sa leidnud kõike rääkida. Ja siit võib muidu, kui peenimalt öelda, teemad veel edasi ka arenda, et võiks ju olla karamellkommid töö otsi ja muudkud lutsid neid, sest tööd pole soilu nii kuskist saada. Siis võiks olla sokulaad reisil mõnuga, kus palmid peelo, sest rahasool ju nii pole, et kuskis pool Sujasmäres oma varbad liguse panna. Veel võiks olla lekkööri kommid lauluga maale. See laulu oli juba sees. Ja sa võid nüüd ise edas nuputa, aga kui sa seda ei viitsi, siis mine aga jälle poodi, osta omale kaeraküpsis poeesia ning vaada hakkad sa ennem söömisaegus ernum või luuledusi kerjudama. Sest vaada ükskõik, mis soolega keele peale see suust välja ae, sest keeloogid senne jauks loodud, et inimene saaks välja öelda seda, mis ta ei mõtle. Ja kui ma nüüd poliitikasse ka korra ninapidi lähen, siis sa ju teed küll, et käib suur Keskerakonna meeste kongress, kus peaks selgeks saama, kes partei esimeseks meheks saab. Kuigid sii võib igatsuga ennustusi tehja ja eeli kokku lugeda, ütlema soole juba praegu, et vana Edgar jääbkid paika ja ma ei tahaks mitte muidu nende nahas olla, kes ta alles ennemalt vastu aukust. Sest pärast alles huvitavaks läheb ja ma ei tea täpselt, kas jälle erakond läheb pooleks, nagu ennustaja Edgar Kanal 2 Venemaa kohta ütles, või läheb 1/3 ja 2/3, egastahes ei ole pärast kongressi maailm enam endine, nagu targad mehed ütlevad. Siia juurde ma pea siiski muidu ütlen veel seda, et see maailm mahub muidu siia Läänemere ja Peipsijärve vahele ja nüüd hakkab siis kooliorjus peale. See päev on isegi teedmiste päevaks nimidat ja peale senne peab see veel ülemaailmne rahupäev olema. See on siis 1. september. Ja septembril on teised nimidused ka. Ta on kanarbikukuu, sügiskuu, pohlakuu ja jahikuu ja muidu mehklikuu. Ma sobrasin siia internetis, et millal see teedmiste päev välja kuulutati, aga ma pole mitte leidnud. Ühes kalendris oli senne asemel hoopis tarkuse päev. Ja et internetis oli ka nenda, kui teedmiste, nenda ka tarkuste päev, siis ma lõi piuga, et las ta olla veel seda visi. Aga kui sa järelmõtled, siis siia ju siiski vahe sees, sest kui sul on teedmisi palju, siis sa oled tark. Aga kui sa tark oled, siis sul polegi teedmisi taris. Sa oled lihtsalt tark, nagu jälle Jüri Järvet kunagi aprillipörssus ütles, et ma olen tark mees, sest ma olen tark mees. Ja, aga senne ülemaailmse rahupäevaga on ärg sees. Sest siia on nenda kui ülemaailmne rahupäev, nendaga rahvusvaheline rahupäev kirja pandud.
ja kiri ütleb sedamoodi, et 1981. aastal kuulutas ÜRO Peaassamblee 21. septembri ülemaailmseks rahupäevaks. Ja päeva pühendati riikide sisese kui ka rahvusvahelise rahu tugevdamiseks. Ja rahupäeval tahetakse, et kõikis konflikti kuulutaks jälle vaherahu välja. Aga 2001. aasta, kui New Yorkis kaksitornid kokku kokkust, otsustas ÜRO Peaassamblee, et rahvusvahelist rahupäeva peetakse alades 2001. aastast 21. septembril. Nõnda, et kui sa tähele panid, siis ennemalt oli ülemaailmne ja pärast rahvusvaheline rahupäev. Aga kirja järgi tähistakse seda ikkagi 21. septembril ning siin ma ei saagi aru, mis maailma rahu meie 1. septembril tähistame. 21. septembril on medekalendris ainult madisepäev. Ja ma jäigid sinna asjaga viiki. Kui sa targem oled, siis anna mulle ka teada. Hiljemalt 1. septembris, kui teed, mis te treevoo. Ja üldse on nende tähtpäeval ja sedas, kuidas parajad too. Sest vaada, 5 aastat tagasi, 1. juunil kuulutusin ma senne päeva külakarla päevaks, sest siis sai just täpselt aasta Kadiraadius täis. Nüüd läheb juba 7. aasta ja ei ole keskit nimidandki, et see võiks ka mida päev olla. Ega ma pole ise ka sennest muidud rohkem välja teinud. Ei, ma nenda tolgus ei ole. Sest vaada, see on selge. Mõni päev läheb ikka päevaks ka ja teine jääbki peeruks ning sellel pole mitmed parata. Aga ma soovi sulle kena kooliaasta algust ja tuleda sulle ühte asja meelde, et kordamine on tarkuse ema. Kes aga tarkuse isa on, seda ei tea keskid. Nenda tulebki välja, et tarkus on vallas laps. Ja, olga näng. Külakarla mõte.